Maasturid on meie tarbijate hulgas soositud, nüüd peavad aga pettuma kõik need, kes alles valiku tegid. Rõõmustada aga saavad veel rohkemad, sest nüüd on olemas uus Hyundai Santa Fe, auto, mille puhul on toimunud totaalne muutumine. Ja lõpuks ometi on see 5. põlvkond meie turule jõudnud ja ainult nimi on jäänud tegelikult. Et Santa Fe kui välimus on see, mis kõige rohkem muutus, loomulikult ka sisu. Nii tehniline pool, turvalisuse pool kui see mugavuse pool ja üha rohkem sinna premiumi poole. Miks Hyundai ikkagi sellise kardinaalse sammu sellega on nüüd astunud? Sest tegelikult Hyundai maasturid on ju teatud tuntud oma headuses olnud juba päris mitu põlvkonda ja ei ole põhjust olnud sellist välist muutust teha. Hyundai mängib malet. Tema mudelid on nupud malelaual. Ehk igal mudelil on oma nägu, oma tegu. Ja Santa Fe on siis selle malelaua kuningas. Ja loomulikult siis ka selline julge disain. Ja ma olin täiesti kindel, et see on ajatud disain, mis pärast välja tuli. No suurte autode puhul ikkagi räägitakse sellest, et millised need jõuallikad on ja kas seda all on ka see sama hübriidajam ikkagi kuidagi peal, sest et see on praegu märksõna, mis kindlasti on ka autoturul väga otsustav. Santa Fe on nüüd meil 2 erineva mootori valikuga. Üks on siis täishübriid ja teine on pistikhübriid. Ja mõlemad on siis võrreldes eelmise põlvkonnaga just saanud omale võimsama elektriauto mootori päki. Ehk siis nad on ökonoomsemad ja nad on dünaamilisemad. Ja loomulikult päeva lõpuks on nad vähem CO2, mis on siis kõige olulisem asi. Auto suurus on ka läinud ikkagi suuremaks ja tegelikult see variatsioon, mis meil siin praegu väljas on lausa 7-kohaline. Ja me pakumegi siis 7-kohalist, mis on see nimelt standard ja kestab sellist ekstra eksklusiivse mudelit, on 6-kohaline. Ja loomulikult see mahutavus, mida me pakume, on kolossaalne. Tagumised istmed käivad kõik põranda sisse ja sinna tõesti läheb palju. Sinna võib ise sisse pugeda, kahekesi sõidab istmed alla klappida, saab magada, selles mõttes, et on tõesti suur auto. Hyundai on uue Santa Fe puhul kasutanud mitmeid selliseid lahendusi, mida reeglina eriti ei ole teistel autodel võtta. Kuidas katusele ronida, väiksed asjad, suusaboksi ligi pääseda või on sul kindel aeg, kas seal puhastusversioon, sellised väiksed asju on sisse lisatud. Loomulikult auto on algusest lõpuni ülimalt turvaline, 10 turvapatja, täiesti upgrade, Bose stereo on sees, pluss erinevad mugavusvarustused, kõik absoluutselt nimetame siis turvavarustus ja mis on võib-olla kõige parem, võib-olla kõige uuem asi meil on siis see auto juba praktiliselt vastab Anonymous Drive 3. levelile. Mis see tähendab? See tähendab seda, et ta jälgib, kui sul ei ole teekaarte märgistust, ta jälgib sinu ees liikuvat autot ja siis võtab teda kui tee suunajat. Et selline võimalus on olemas juba. Võib-olla mõni heidab ette, et on natukene võib-olla liiga kandiline, aga tundub, et see ei tähenda, et selle auto tuuletakistus oleks kuidagi läinud suuremaks. Ei, vastupidi. Jälle, kui eelmine Santa Fe oli, see on siis koefitsient oli üle 0,3, siis uus on küll kandilisem, suurem on 0,29. Ehk siis kõik on tuuletunnelis läbi tehtud. Kõik see aerodünaamika avanevad automaatselt klapid ees otsad, mis jahutab seda autot jälle mootorit ja nii edasi. Kõik see on viimase peale läbi timitud ja sile põrand all, kõik see annab enda aerodünaamikat juurde. Ja me oleme täiesti valmis siis rahuldama neid ostjaid, sest ma arvan, et neid on veel väga palju, sest meil on olemas autot juba hankos ja tehasest veel siia poole tulemas, nii et sellel aastal peaks neid, kes tahavad selle ilma automaksuta saada autot, kindlasti peaks neid päris palju olema, mis jõuavad siia turule. Ja mis on tegelikult meie kui vaatasime, mis järgmist aastat puudutab, siis Santa Fe pistikhübriidi ja aastamaks peaks olema eeldatavalt poole väiksem kui tavalisel hübriidil. Nii et just, ta on natukene kallim, aga see automaks, kuna tal on nii vähe seda CO2, siis ta on ülimalt selle soodne. Seega üks eriline auto on Hyundai puhul tulnud. Järgmisel nädalal aga näitame teile uut Hyundai Tucsoni.